Tere tulemast kuulama podcasti karjäärist riigikaitses. See on meie kõige esimene episood. Tegu on Kaitseressursside Ameti podcastiga, kus me räägime erinevate inimestega, kes on igapäevaselt osa riigikaitsest, kes tegutsevad laeval, radaripostil, kontoris, planeerivad, on maastikul ja igasugust põnevat. Aga tänane saade on meil hoopis veteranipäeva puhul, kuna aprill on veteranikuu. 13. aastat järjest seda peetakse ja kuna meie seas on üle 3800 veterani, siis mina olen endaga siia stuudiosse 2 veteraniga kutsunud, et kuulda nende kogemusest ja millega nad üldse tegelevad, mida see veteraniks olemine tähendab. Seega tere tulemast, Ivo ja Kaido! Tere! Alustuseks, kuidas teie ennast tutvustaksite? Kuidas te võtate kokku? Millega te tegelete, Ivo? Mis mul siis igapäevane töö täna välja näeb, ongi toetada allohvitseride karjääri ja allohvitseride elu kaitseväes, et anda siis võimalikult hea ülevaade ja teenus siis, kuidas allohvitserid võiksid areneda, õppida ja oma teenistust siis õigele rajale viia. Ehk siis täpsustan, mina ka ise tegutsen Kaitseressursside Ametis turunduse projektijuhina ja sina, Ivo, oled koolituse ja karjääri büroos. Ja. Mis ametikohal? Olengi siis karjäärispetsialist ja allohvitseride alal. Ehk siis toetan kõigega, mis allohvitseri puudutab siis karjääris, koolituses kui ka ametikohtade planeerimisel ja rotatsioonil ühest kohast teise, et see on see minu töövaldkond, mida ma siis igapäevaselt siin teen. Ja suurem lahter tuleb veel juurde, on allohvitseride auastmed ka, mis käivad läbi minu. Kui sina tegeled allohvitseride suunaga, mis suunad veel teil on büroos? Nüüd olemegi sujuvalt jõudnud siis ilmselt minu ametikohani. Et sama büroo, olen siis karjäärinõunik ja ohvitseride suund ja paljuski korduvad ülesanded, mida teeb ka Ivo. Ja võiks kokku võtta sellise mõttega kokku, et tegemist on siis kaitseväe planeerimiste elluviimisega, mida me teeme siis siin kraas, et otseselt ise nagu neid inimeste määramise planeerimise ei tee, me pigem nagu vahendame neid otsuseid, mida siis kaitseväe juhtkond ja kaitseväe otsustajad on siis soovinud. Aga kui minu onupoeg väike Kalle, kes töötab jäätmejaamas, kuulab seda saadet ja mõtleb, et millega need mehed tegelevad. Kuidas te võtaksite lihtsalt kokku selle, et mis see koolitus- ja karjääribüroo olemus Kaitseressursside Ametis endast kujutab? Põhimõtteliselt võiks lühidalt kokku võtta see, et aitame inimestel näha selgelt, milline karjäär võiks olla neil näiteks mingi aja tagant ja millised on need võimalused, et sinna jõuda. Et me saame toetada seda, mida inimene sooviks nagu teha, aga me ei saa ka 100% kõike nagu kinnitada, mida inimesed nagu soovivad enda karjäärist saada. Püüame tagada, et õiged inimesed õige haridusega, õige ettevalmistusega jõuavad nendele kohtadele, kuhu nad ise ka soovivad. Ja takkatraavi siis ka võib-olla, et büroo tegeleb veel ka koolitusega, kus siis inimestele pakutakse siis nii täiend- kui ka tasemeõppe võimalusi. Ja need on suured on siis kas siseriiklikud Kaitseväe Akadeemias või väeosades on erinevad väljaõppevõimalused või siis piiri taga NATO partnerite või teiste partnerite juures, kus nad siis saavad täiendkoolitust või tasemekoolitust, ehk siis saavad ennast arendada ja täiendada. Ehk siis teil hoitakse silma peal sellele, et kui mina olen teenistuses,
kuhu koolitusele ma peaksin minema, kuhu ma tahan minna, kuidas seda rahastatakse, see pool? Jah, et põhimõtteliselt me saame anda selle ülevaate, et millised on need võimalused, millised on tingimused üldse, et sellele tasemele õppima minna, et inimest juba ette valmistada selleks, mida tema ise ka soovib oma karjääris saada nagu. Et need on need võimalused, need on need tingimused ja mida siis organisatsioon ise ka nagu tahab. Et üks asi on see, et inimene soovib palju asju, aga samas kas see läheb ka kokku organisatsiooni nagu nägemuse ja selle pildiga. Saate äkki tuua näiteid, nii palju kui te enda büroo sees teate, et top 3 populaarsemad või suuremad koolitust, kus käiakse Kaitseväest? No, ohvitseride suunal on kõik need tasemekoolitused, mida siis meie kutsume O-deks, O-tasemeteks, ohvitser 1, 2, 3 ja 4. Ja võib-olla siis sealt ülevalt alustades on siis Balti Kaitsekolledž, kes tagab Eesti riigis O3 ja 4, need 2 kõrgemat taset siis, ja siis on olemas Kaitseväe Akadeemia, kes siis tagab tase 2 ja 1, mida siis on võimalik siis akadeemias õppida, kus siis omandatakse lisaks sõjaväelise väljaõppele ka haridustase, siis bakalaureus ja magister. Allohvitseride puhul on see, et noorem allohvitseride väljaõppe toimub struktuuriüksustes ja sealt edasi vanem allohvitseride väljaõppe toimub kõik Kaitseväe Akadeemias, et Eesti suudab oma allohvitsere iseseisvalt õpetada. Ja väljaspool käiakse siis täiendkursustel, lühemal täiendkursused Šveitsis, Hollandis ja Tšehhis ja neid riike on, kus siis käiakse täiendavast ennast ja ka samamoodi kogemust saamas, mis teevad samad partnerid kõrval väeosades ja riikides, et siis ühtlustada ja näha pilti, et millisel tasemel olen meie ja meie liitlased. Ohvitseride ja allohvitseride mõttes, et oletame, mina või meid kuulab keegi ajateenija, kes on praegu logistikapataljonis. Mõtleb, et ma olen huvitatud riigikaitsest. Võib-olla jään tegevteenistusse. Ja päris täpselt ei tea veel, et kas ma peaksin seda ohvitseri suunda, allohvitseri suunda minema. Mida te soovitaksite noortele inimestele oma selles karjääri planeerimises Kaitseväes? No, mina soovitan minna inimesel Kaitseväe Akadeemiasse, et alustada tugevalt pinnalt ja omandada see Kaitseväe poolt pakutav kõrgharidus ja kus sul jäävad või tekivad nii-öelda siis need karjäärivõimalused Kaitseväe sees areneda. Ja tegelikult täna oleme unikaalses olukorras, kus on piltlikult öeldes meil on hoov täis ostetud uut varustust, kus põhimõtteliselt iga uus tulev inimene pääseb ligi ja karjääriredelid on tegelikult väga avatud, et sul on võimalus areneda täna nii mitmeski suunas ja nii mitmelegi süsteemile. Et me ei ole selline vana välja kujunenud kaitsevägi, kus tuleb pikalt oodata järjekorras ennem, kui sul tekivad karjäärivõimalused. Et me oleme praegu väga sellises huvitavas olukorras, kus kaitsevägi vajab noori, harituid ja tahet täis inimesi, võimalus ennast rakendada, enesearendamisvõimalus ja pluss see, mis pakub kaitsevägi, on erakordselt suur praegu. Ja tegelikult ju päris unikaalne süsteem selles mõttes, et sa ikkagi nullist sulle õpetatakse mingid tehnikad ja süsteemid, et kui muidu sa läheksid kuskile, kandideeriksid ülikooli, siis sul on vaja ka mingeid eelteadmisi, aga kaitseväes meil on päris palju seda, et sind õpetataksegi välja, ka kui sul eelteadmisi ei ole näiteks. Et jah, see lävend ei ole kõrge, mida tuleb ületada selleks, et sisse saada, küll tuleb pingutada selle nimel, et sinu teenistus oleks hästi kujundatud. Ja seda ka, et kui sa tõesti oled otsustanud, et sa tahad nagu panustada riigikaitsesse ja jääda edasi
pikemaks ajaks, et siis jah, et kui sa täna kohe ei suuda otsustada, et millist suunda nagu valida, kas sa lähed allohvitseri teed või ohvitseri teed, siis tegelikult, kui sa algul ei ole endal nagu seda pilti ette saanud, siis kindlasti tasub proovida, kui sa lähed isegi allohvitseri teed, siis sealt edasi minna ohvitseriks ei ole väga raske. Et kui sa ei ole veel päris hästi seda pilti endale selgeks teinud, tahad praktiseerida ennast seal väeosas või struktuuriüksuses, siis alusta sellega ja sealt saad sujuvalt edasi siis minna ja näha, mida sulle see rühmaülem, rühmavanem, kuidas nad oma tööd teevad, kas see on sulle parem või see teine, et sa viska korraks pilt peale, võta aeg maha, mõtle, käi värbamisüritustel, käi koolis, uuri natukene, et saada pilti ette, et milline on sinu parim võimalus, kuidas riigikaitsesse nagu panustada. Mis auastmest te olete? Me mõlemad oma tegevteenistuse lõpetasime staabiveeblitena. Et jah, 30-aastase teenistuse järel jõudsin mina oma ametiredelil lõppu välja. Sinna, kus ma olin planeerinud. Sa ütlesid planeerinud. Kas see oli täpselt see hetk, kuhu sa kujutasid, et sa välja jõuad? Jah, see oli see miinimumprogramm, kuhu ma tahtsin välja jõuda. Ehk siis üksuse veeblina. Et see oli see, mida ma soovisin ja sinna ma ka jõudsin välja, nii et ma sain oma karjääris need pulgad ilusti läbi käia, oma panuse anda ja tagasi vaadates olen väga rahul, et ma sinna jõudsin ja nii palju sain panustada ja ma ei ole seda ka lõpetanud, nii et ma panustan täna jätkuvalt ikkagi sellesse süsteemi ja kaitseväe arengusse. Kaitseressursside ametis selles mõttes on hästi huvitav töötada, et sa saadki näha erineva taustaga inimesi ja päris paljud on tulnud kaitseväest siia, et siis jätkata nende personaliteemadega just meie asutuse poolt. 30 aastat sinu karjääriteed, kust see alguse sai? Kui nüüd minust alustada, et siis mina alustasin 1993 ja sidepataljonis, et oli siukene väikene struktuuriüksus Jägalas, kus oli siis väljaõppes sidepataljoni üksikkompanii, et kuna meil oma territoorium veel tollel ajal ei olnud, et alles olid mõtted ja kus kohta ta võiks nagu tulla, siis me kasutasime vana Jägala territooriumit ja olime koos Kalevi jalaväepataljoniga seal üksikpataljon sel juhul veel. Ja minu teenistus hakkaski noorena seal, mis kestis 1 aasta peaaegu. Aga minu teenistus peale seda, kui ma sinna läksin, liikus edasi peale väljaõpet Tartu üksikkompaniisse ja pärast seda siis sujuvalt tulid reklaamid ülesse panustada rahuvalve jõududesse ja siis koos Kaidoga käisime ka seda kuulutust vaatamas ja ühel päeval, kui hakkas juba asi lähenema, lükati mind bussi ja öeldi, et tulge kaasa, ehk siis tule kaasa ja selleks abiliseks oli Kaido mul siin, kuna ma ise ei suutnud veel otsustada, et mida ma täpselt tahan saada, aga kuna see oli siukene huvitav väljakutse, siis ma sattusingi sinna bussi ja Tallinnasse ja konkursile, kus siis tulemuseks oli see, et olin üks välja valitud ja sealt mu siis kaitseväe karjäär põhimõtteliselt alguse saigi. Et kõik oli uus ja nagu öeldakse septembrikuus, et see oligi nii, et augusti lõpus, augustis käisime 94. aastal käisime siis seal konkursil ja septembrist alustasime siis väljaõppega. Et kõigepealt inglise keelt 4 kuud ja peale seda siis 95. aasta alguses liikusime ära Lätti ja alustasime Briti mereväe ja nende instruktorite all alustasime siis väljaõpet, et kus meid siis treeniti kuni kompanii tasemele ja Läti ja Leedu üksused samamoodi seal, et valmistati meid siis ette. Meid oli rühmasuurune üksus, ohvitserid, allohvitserid kõik koos ja
tegime endale selle põhitõed nii taktikalised kui ka siis instruktori põhitõed selgeks ja valmistati meid ette siis üksuse valmis. Ehk siis kui üksus tuleb, et me oleksime valmis neid siis välja õpetama. Ja sealt liikusime edasi Paldiskisse, kus siis oli meie koduüksus tulevane, kus siis ootasid ees järgmised kandidaadid, kes soovisid tulla Balti pataljoni A3 ehk siis jalaväekompanisse ja hakkasime seda ette valmistama. Ja kui see oli nagu lõpule viidud, siis ootas meid ees esimene missioon, välismissioon Liibanoni. Ehk siis selle koosseisus oli ka meie praegune kaitseväe juhataja. Ja Kaido jaos oli isegi. Ja kindral Merilo oli minu abi Liibanoni missioonil. Aga minu lugu algas 93. aastal septembris, et Ivo alustas Jagalast, mina alustasin ikkagi otse Tartu üksikjalaväekompaniist. Ja ma pean tunnistama, et ega tegelikult sel hetkel ei olnudki sellist soovi jääda siis edasi kaitseväkke. Minu plaan oli tegelikult ajateenistus ära teha ja kindel plaan oli, et liikuda tagasi normaalellu tsiviili ja mitte jätkata tegevväelasena. See tegevväelase mõte jätkata tekkiski ilmselt läbi selle kuulutuse, kus pakuti võimalus kandideerida uude rahuvalveüksusesse. Ehk siis see nimi juba oli selline, mis pani mõtlema, et mida see võiks tähendada, et mis võimalusi see loob. Ja siis me seal augustis koos kandideerisime ja mingil põhjusel valiti meid, et selles üksuses olla. Ehk siis valiti selle üksusele sisuliselt allohvitsere ja ohvitsere ehk siis juhtiv koosseisu, et tol hetkel veel ei olnud juttu sõduritest. Ja 94. sügisel, nagu Ivo ütleski, et alustasime siin Veitsenbergis oma inglise keele õppega. Kas te enne oskasite või omasite kogemust inglise keelega? Minul oli taustaks ainult saksa keel. Minul samuti, ainult saksa keelt. Okay. Korra taustaks küsin ka, mida see rahuvalveüksus siis endast kujutas ja kuidas need katsed või kandideerimine välja nägi? Ega me ei teadnudki tegelikult sellest üksust mitte midagi, sest seda üksust ei olnud. Et valiti inimesi üksusesse, mida polnud veel olemas. Ja me teadsime, et koos sellega võib kaasneda võimalus teenida väljaspool riiki. Ja tegelikult ma ei kujuta ette, mis meie peas täpselt toimus, mida me arvasime, et mida see meile kõike lubab, aga tundus piisavalt põnev ja huvitav, et selle rongi peale hüpata, ehk siis see selline nooruslik hullus ja uudishimu oli see, mis tegelikult aitas neid otsuseid langetada. Et jah, ega seal, kui seal järjekorras olla ja siis kui toimusid need vestlused peastaabis, siis ega ei oskanudki seal nagu ette valmistada mitte millekski, sellepärast et läksid sinna ja teid hakatakse nagu küsitlema edasi, et see vestlus oli siuke, et noore sõdurina, nagu ma olin, ega ma ei olnud veel allohvitseri ka selleks ajaks, et mida seal võidakse nagu küsida ja millise situatsiooni ette panna, et siis nad meid seal natuke praadisid ja küsisid ja ju siis me rääkisime piisavalt seda, mida nad tahtsid ja keda nad otsisid, et ma arvan, et kas mäletate ka mõnda küsimust, mis seal küsiti? Et seal oli, mäletan, mingisugune küsimus oli see, et kuidas sa tuled toime juhtimisega, kui sinu jaos on mingisugused provokaatorid ja üritavad mässu tõsta, et siis kuidas sina selle asjaga toime tuled, et mida sina teeksid siis, kui on selline seltskond, kes on su vastu, et kuidas sa tuled toime ja mida sa teeksid sellest. Mäletan, mingi siukene oli, et see oli pikalt laialt tuli seletada, et kuidas sa siis jõuaksid sinna välja ja tooksid selle üksuse tagasi sinna õigete liistude juurde. Aga tollel ajal meil, kui ma mäletan oma väljaõpet, siis ega meil väga palju rõhku ei pandud selliste teemade peale, et pigem oli see, et
püsti pikali ja muud asjad olid meil kaitseväes nagu põhitegevused, et väljaõpe oli niisugune teisejärguline. Samas peab tunnistama, et see esimesed pool aastat, ma pean tunnistama, minu ajateenistus oli pigem, see väljaõpe oli ikkagi väga hektiline. Et me tegime mingeid asju, mida võib naljaga pooleks öelda, mida üritati ka filmides teha. Et see ei olnud hästi selline läbimõeldud väljaõpe. Küll aga kuskil 94. aasta suve algusest, kus vabariik ostis siis Iisraelist relvastuse, siis koos selle relvastusega, mina olin miinipilderühmas, koos selle relvastusega tekkis ka selline süsteemsem lähenemine ja parem arusaam nagu, et mida siis nagu sellest miinipilderühmast tajatakse. Ja meil tegeleti enamus ajast me ikkagi tegelesime relvaõppega ja see oli selline hästi eesmärgipärane ja läbimõeldud tegevus. Kuigi esimesed pool aastat ma kujutan ette, et ma arvan, et enamus ajast olime vahtkonna toimingutega seotud, et ei olnud sellist väljaõpet, pigem selline vahtkonnas käimine ja ladude valvamine. Aga teisest poolaastast oli see väljaõpe oli täpselt selline, mida ma oleks tahtnud näha tegelikult läbi kogu ajateenistuse. Kas te sellest ajast oskate rääkida mõne loo, mõni mälestus? Jah, selles suhtes meid nagu valmistati eluks ette ja distsiplineeriti meid iga päev korduvalt ja alati, vähemalt minu ajateenistuse jooksul, oli treening oli selline, et kui me öörahuks õigeks ajaks nagu magama ei jõudnud, siis me harjutasime seda tundide viisi õhtul öörahu voodisse, ei jõudnud uuesti tagasi kõik riidesse ja kui sellest ka üksi ei piisanud, siis ehitasime magala Riviplatsi peale, mis oli maja ees novembrikuus ja harjutasime seal, kuni tuli maja sisse või kui meie juhtiv koosseis nägi, et nüüd on piisavalt harjutatud ja me saame sellega hakka, siis vedasime jälle oma magala Riviplatsi pealt uuesti tuppa tagasi ja siis hästi läks, saime magada ka mõned tunnid, enne kui hommikul kell 6 hakkas jällegi pihta rutiin, hommiku võimlemine, kas siis jooksuga või gaasimaski jooksuga või kägarkõnniga. Et selliseid seikasid tuleb seal. Peab tunnistama, et see kägarkõnd oli läbiv teema, et seda tõesti sai hästi palju tehtud ja jooksmine kõikidest sporditegevustest, ilmselt jooksmine oli see põhiline tegevus, millega me tegelesime. Ja muidugi me olime veel selles vaas kasarmus, mis nõukaajal võeti üle ja ega meie kasarmus ju soojavett ei olnud. Ehk siis see tähendas seda, et peale igat kehalist pingutust tahad vähegi värskena püsida, siis pead selle külma veega ennast ikkagi loputama. Ja meie saunapäevad olid siis laupäeviti Tartu saunas, kuhu me siis marssisime rõõmsalt sauna ja mingil põhjusel, ja ma siiamaani ei saa aru, miks, me pidime joostest tagasi tulema. Peale mida me olime uuesti higised. Ja mul alati oli see küsimus, et miks nõnda. Ja siis külma veega sai ennast jälle loputada. Et see oli üks nendest huvitavatest momentidest teenistusest, mida mul oli väga raske iseendale selgeks teha, et miks me teeme neid asju sellises järjekorras. Kas sa täna oskad öelda, miks te tegite seda niimoodi? Ma arvan, et ega seal mingit suurt mõtet võib-olla ikkagi ei olnud. Et ei olnud küll, jah. Kõik treening oli vajalik tollel hetkel. Küsimusi ei esitatud, et miks me asju just nii teeme, et seal iga kord, kui sa küsisid küsimuse, siis alati järgnes sellele füüsiline korrektsioon sellele, et asi saaks korda. Et rohkem küsimusi ei tule, et tollel hetkel väga palju ei põhjendatud seda, mis me tegime. Et tehti asju sellepärast, et pidi tegema. Aga mis hetkes see muutus?
Mis seda põhjustas? Võib-olla, ma ei tea, ma räägin enda eest ja võib-olla Ivo eest ka, et meie mõistes tekkis selline eesmärgistatud väljaõppe peale seda, kui me hakkasime saama või kui me läksime väljaõppesse Lätti. Ehk siis me oleme juba selleks ajaks rahuvalves ja meid saadeti Lätti, kus meid ees ootasid lätlased ja leedukad, ehk siis Balti pataljoni nii-öelda 3 kompaniid, Eesti kompanii, Läti kompanii, Leedu kompanii ja iga kompanii siis juhtiv koosseis, allohvitserid ja ohvitserid, me olime siis kõik koondatud Lätti, Adažisse. Ja Adažis hakkasime saama merejalaväelaste poolt, ehk siis Briti merejalaväelaste poolt väljaõpped, kus igal tunnil oli sissejuhatus, mis tegelikult ütles, et miks me hakkame praegu seda või teist tegema ja kuidas see on kasulik mulle kui sõdurile. Miks ma peaksin seda selgeks õppima? Ja siis olid need esimesed kohad, kus me hakkasime nagu mõtestama. Et tekkis see seotus, et et me õpime vahemaade määramist sellepärast, et me suudame siis näiteks kas või tuld juhtida, et rääkida sellest, anda siis tulejuhtimiskäske või siis me õpime maskeerimist selleks, et varjuda. Et see kõik see põhjendus hakkas võib-olla sealt tekkima, mida me hiljem siis olime selle teadmise, kuidas põhjendada, motiveerida sõdurit, me tõime siis hiljem ka enda allüksuse väljaõppesse. Et kui me tulime tagasi väljaõppest, nii-öelda Läti Adaži väljaõppest siis. Et kui hakkas ettevalmistus, siis jalaväekompanii, Eesti jalaväekompanii väljaõppe ettevalmistus hakkas, et siis me olime ise ka nagu juba natukene aru saanud, et need teemad, mida me oma sõduritele ja mida me oma sõduritest tahame saada, et siis oli juba pilt laotud meile selle ajaga, et kuidas võiks tegelikult see väljaõppe olla, milline sõdur võiks olla ja allohvitser ja ohvitser, et kui ta üksust juhib, et siis tekkis nagu siuke tervikpilt, et mida me siis tegelikult peale selle, kui meil ajateenistuses oli meie vanemad ajateenijad ja mõned siis tegevväelased suutsid oma parima nägemuse järgi anda, siis see muutus pärast seda, kui me olime oma väljaõppe kätte saanud, et milline tegelikult võiks olla see väljaõppe ja mida me neilt tegelikult ootame. Et see hakkas ka kujunema meis edasi, sest et me alles õppisime, nägime ja praktiseerisime kohe järgi. Et eks meil oli ka siuke paras katsumuste tee endal ees, et jõuda sinna lõppu välja, et me oleksime valmis paremal moel ja täitma oma ülesandeid ja. Võib-olla see on hea näide sellest rahvusvahelisest kogemusest ja kuidas see meie praktikatesse ja teadmistesse edasi kandub. Kui te nüüd läksite oma sinna rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile, mis aastal ja kuhu teil oli? Oli see 96 või? 96. Ja 96. No, kui me teadsime tegelikult, et me saame minna rahvusvahelisele operatsioonile, et nii nagu rahvakeeli öeldes missioonile siis. Et me teadsime sellest, et me läheme missioonile juba 95. aasta jaanuaris, kui me läksime Lätti väljaõppele, siis tegelikult meile öeldi, et me valmistume selleks. Ja me tegime kogu selle sõduri Briti merejalaväe juhtimisele siis sõduri väljaõppe koos instruktoriõppega ja me valmistusime selleks missiooniks ette koos oma sõduritega sisuliselt terve aasta Eestis ja hiljem siis 3 kuud Norras. Oli ta 3 kuud või 2 kuud, ma täpselt ei mäleta, aga midagi taolist, jah. Kuskil 3 kuud, mida võiks nimetada siis juba konkreetseks missiooni eriala väljaõppeks, et valmistusime konkreetseks missiooniks. Ja meil oli õnne, et me saime oma allüksust tundma õppida, oma ülemaid tundma õppida rohkem kui aasta, enne kui me läksime sinna missiooni eriala väljaõppesse. Ja see andis meil võimaluse nii-öelda
üksteist paremini tundma õppida ja seeläbi tegelikult me oskasime neid ülesandeid võib-olla paremini täita, kuna me tundsime kogu oma nii-öelda enda ülemaid ja me tundsime enda alluvaid. Mis rollides te seal olite, mis ülesannet te täitsite? Me mõlemad olime jaoülemad tol hetkel, et jalaväe rühma jaoülemad. Ja mis ma tahtsin ka selle juurde tuua veel juurde, et 90-ndatel toimus niis, et kui me läksime mingi riigiga missioonile kellegi koosseisus, siis see riik tegi meile veel enne seda väljasõitu tegi omapoolse väljaõppe ja selle riigi varustusega me läksime missioonile. Et nemad siis varustasid nii masinate kui ka riiete ja kogu selle asjaga. Ehk siis me läksime näiteks, kui me läksime sinna Liibanonis, siis meil oli Norra varustus, Norra riietus ja nii edasi, et selle koosseisus, kelle koosseis läksime relvastus, varustus oli ja selle väljaõppe nad viisid läbi meil siis oma riigis. Ja te olete, kas te olete käinud ühel või rohkematel? Et olen käinud Liibanonis, siis ma olen Bosnias käinud 2 korda Kosovos ja korra Afganistanis. Et minul õnnestus käia Liibanonis ja 2 korral Horvaatias. Kogu selle kogemuste pagasiga, kui te enne just rääkisite sellest rahvusvahelisest kogemusest ja seda, kuidas te siis väljaõpet hakkasite eesmärgistama ja miks te mingeid asju teete. Mis on mingi peamine õppetund, mis te saite nendelt missioonidelt, mis te siis hiljem võtsite endaga kaasa? Võib-olla selle, et kuna ma olin tol momendil, kui me lõpetasime Liibanoni missiooni, siis ma jäin rahuoperatsioonide keskusesse instruktoriks edasi, siis seal oli 2 suunda, et mina valmistasin ette, olin selles treeninggrupis, kes valmistas ette Balti pataljoni kompaniidele sõdureid ja teine asi oli see, et me valmistasime samal ajal ette ka üksusi, kes lähevad missioonile. Et seda väljaõpet vedasime meie ka nii palju, kui me käisime väljas, me nägime, milliseid asju peavad inimesed läbima, et olla valmis välismissioonil edukalt osalema ja milliseid. Aga samas ma võin ütelda ka seda, et iga missioon, isegi siis, kui ta oli samas kohas, oli ikkagi kogu aeg muutus midagi. Et sa pidid kogu aeg ajaga kaasas käima, sest kogu aeg situatsioonid muutusid. Et selles suhtes, kui erinevas riigis käisid, erinevad rahvused, sa pidid kogu aeg tegema mitut asja korraga. Et kõigepealt vaata, mida see rahvus teeb, kuidas tema toimib seal üksusena ja teine asi, kuidas situatsioon ka missioonipiirkonnas muutub ja nii edasi. Et kogu aeg sa pidid olema selles infoväljas ja sellega siis integreerima sinna väljaõppesse. Milline on kõige olulisem element sellel ettevalmistusel? Et väga palju oli seal üksuse kokkuharjutamine, kuna 90-ndatel, kui need üksused välja läksid, siis need korjati kokku erinevate inimeste poolt, et ta ei olnud kokku töötanud meeskond. See oli see, et see meeskond oli vaja 2-3 kuuga panna kokku, koos toimima ja välja minema. Et selles suhtes oli päris korralik väljakutse, sest kõik oli hästi erineva väljaõppega. Sest et kui meie olime õnnelikud, me saime väljaõppe endal brittide käest selles pataljonis, siis paljud teised eestlased käisid Rootsis, Soomes, igal pool, igaüks tollel ajal sai endale erineva väljaõppe ja kõik see kokku panna, et see koos töötama, et teinekord oli see väljakutse ja samamoodi see, et kui oli esimene kord kuhugi riiki või kohta minek, siis alati oli see väljakutse, et kuidas või mis on täpselt vaja selleks, et asi toimiks. Aga põhiline see, et saaks selle meeskonna, selle üksuse saaks koos toimima ja pärast seda juba tulevad ülejäänud kõik asjad juurde. Meeskond ongi kõige olulisem. Seda nimetakse veel, ameeriklased nimetavad seda hästi palju, ütlevad selle kohta corps d'esprit. Ehk siis see on see sisemine sisemine vaim, mis tekib alles
siis, kui tehakse hästi palju asju koos, minnakse koos läbi väljaõppealas, siis läbi väljaõppe raskuste, õpitakse üksteist tundma ja jõutakse olukorda, kus inimesed usaldavad üksteist ja on valmis koostööks. Ja just, hüpates võib-olla edasi-tagasi siin, et missioonid või sealt operatsioonilt tagasi tulles. Et ma enda töös näen ka igapäevaselt seda kamraadlust või õlg-õla kõrval tunnet, kuidas inimesed ikkagi aastakümneid, kui te juba korra käisite, siis see side on igavene. Ja kuidas sa kohaned sellega, et kui sa tuled siis tagasi Eesti maa peale ja hakkad jälle tsiviilelu elama ja kas seal ka mingi nõks, kus, et kui sa maandud, et peab jälle kohanema või? Minu jaoks oli. Me teadsime, et me 2 aastat valmistusime ette selleks, et me läheme missioonile. Ja tulime tagasi ja siis tekkis selline hetk, et aga mis see järgmine plaan on. Ja õnneks oli läbi mõeldud, et meist saavad instruktorid, kes hakkavad õpetama järgmiseid kontingente, kes lähevad siis missioonidele. Ja ühte siis, nagu Ivo ütles, ka need üksusi täitma uute sõduritega, kes lähevad siis Balti pataljoni koosseisu. Et see aitas nii-öelda kohaneda. Et peab tunnistama, et mitmed meist ju tegelikult sellest juhtivast koosseisust inimesed, kes olid siis originaalselt nii-öelda 94. aastal valitud, siis peale seda Liibanoni missiooni ei leidnud endale justkui nagu seda mõtet edasi jätkata ja lahkusidki kas siis kaitseväest või siis liikusid kuskile mujale. Ja õnneks osa meist läks ka edasi õppima. Ja täna on nad olnud väga edukad ohvitserid. Et jah, kui sa tuled missioonid tagasi, siis üks asi, mis nagu on teinekord on natukene alguses, et see, et sa oled kogu aeg kindlas rutiinis. Sa oled hommikul tõused, lähed teed asjad ära, patrullid, ülesanded, valved, päev lõpeb, järgmine päev ja sa käid 6 kuud niiviisi, kes on 6 kuud, kes oli natuke pikemalt, kes lühemalt, on ju. Et neil tekib siukene konkreetne rutiin ja kui sa ühel päeval tõmbab nagu kriipsu peale, tuled tagasi, siis nagu esimesed võib-olla nädalad tekib, et sa oled nii selles rutiinis sees. Et sa nagu mõnes mõttes ei saa aru, et sa juba oled tagasi. Ja minu pool nagu see, et kui sa juba korra ära käisid, siis tekkis suvi, tahaks jälle minna, sest mulle meeldis see. Selles suhtes ja ega mul seal väga pikalt ei olnudki, et tulin ju suvel peale esimest missiooni tagasi ja põhimõtteliselt suve lõpus juba kandideerisin uude ja nii läkski. Ja siis hakkas see konveier käima alguses. Et siis ju mingit piirangut ei olnud, et mingi vahe sees. Tulid ühelt, paljud ju jäid niiviisi ka, et üks missioon lõppes, ta ei tulnudki koju, vaid kohe jäi edasi. Et inimesed panid ju nagu järjest missioone. Tänapäeval on see mõistmine sellest, et mis sa tahad ühest töökohast väga palju muutunud, et praegu just väärtustena tihti tuleb välja see, et tahetakse sellist vabadust ja vaba aega ja ise otsustada, kuidas sa oma aega sisustad ja mis asi see selle rutiini juures atraktiivne on? Võib-olla see, et kui sa kindlad, sa tead, mis on sinu tegevus, et sul ei ole nagu seda, et sul on siuke, et ma ei tea täpselt, kas ma täna teen seda, teist või kolmandat, see oli konkreetselt päevaprogramm, hommikul läksid trenni, läksid patrulli, tegid oma asju, tulid tagasi ja hakkas käima niiviisi, et kus ma jälle homme olen, millist asja ma pean homme tegema, et sul oli kogu aeg hästi selge visioon oma ülesannetest, asjadest ja see oli huvitav. Sa läksid sinna kas või patrulli näiteks. Sa käisid kohalikega vestlemas, korjasid informatsiooni, suhtlesid ja kõik need asjad, et see, mis nagu tõmbas ja oli hästi huvitav ja siuke, mille pärast sa juba läksid sinna. Teine asi, mis oli omal ajal, oli see ka finants kindlasti,
aga mina ütleksin, et mul pigem esimesed missioonid olid pigem see põnevus ja see, mida nagu saad kogeda seal, see oli nagu suuremas pildis. Võib-olla lisada nii palju, et kamraadlus, kordumatu huumor ja ma pean tunnistama, et see huumor võib-olla ei sobigi kõikidele, et see on selline spetsiifiline huumor, mida mõistavadki ainult need sinu kamraadid, kus iga sõda on nii-öelda kodeeritud mingisuguse sündmusega, mida ainult sinu kamraadid mõistavad. Et sa ütled ühe sõna ja tegelikult kõik teavad, et mis naljakad olukorda sa juba kirjeldad. Et see kamraadlus, see huumor, see üksteisest hoolimine, see on midagi, mis tegelikult paelus ja hoidis. Äkki saadki anda sellise kiire ülevaate, et kus sa käisid, mis aastal, mis on see üks peamine asi, mis sul iga selle operatsiooniga seostub tagantjärele? Mäletan seda väga kui me esimest korda läksime, et mis aeg siis oli. Ei olnud meil internetti sellisena, ei olnud meil telefone nagu täna, et võtad välja, helistad kohe. Siis oli see, et lahe, läksid, panid endale ajakirja ja istusid kuskil keldris telefoni valves, et nüüd ma saan koju helistada. Et või siis kirja kirjutada ja siis kõik ootasid seal, kui jällegi tuli postiring ja siis võtsid oma kirja ja lugesid või kirjutasid vastu, et kui palju selle ajaga muutus selle lühikese ajaga, kui tuli see, ütleme, see info ja see internet inimesteni, kui lihtsaks läks siis ja millised ootused olid siis nagu inimestega suhtlemisega. Et jah, see kõik, kui isegi esimest korda läksid sellisesse kohta missioonile nagu, sa läksid nagu ajas tagasi, kui läksid sinna Liibanoni ja põhimõtteliselt inimestel oli elekter, neil olid majad olemas, aga kuidas nad tegelikult ühiskond seal toimis sellel ajal ja kuidas meil oli, siis see, ütleme see, esimene pilt oli ikkagi hoopis teine, et kuidas tegelikult inimesed tänapäeval sellel ajastul elavad ja siis vaatasid koju, et me elame ikka päris hästi võrreldes sellega, mis siin, aga kõik toimis väga konkreetselt, kuidas see küla ja kuidas see kogukond seal oli, aga see tekitas küll algul, et okei, minu jaoks nagu oleks keskajas, aga tegelikult elad süsteemis, mis on hästi organiseeritud ja väga hästi said hakkama. Et see oli esimene kohe mulje sellest, kui sa läksid sinna nagu missioonipiirkonda, vaatasid, kuidas inimesed asjad käivad. Liibanonis ma mäletan, et me tegelikult saatsime kirju, kus kirjapaber või see kiri ise oli osa ümbrikust. Ehk siis oligi mingi ÜRO poolt kehtestatud kirjastandard, kus siis võtsid ümbriku ja kirjutasid ümbriku sisemisele küljele selle kirja valmis, saatsid koju. Siis mul on kodus siiamaani paar kirja sellist veel alles, mida ma vast vaatan, et ja imestan. Et ja alles mingi 5-6 aastat hiljem, kui ma olin Horvaatia missioonis, oli tavaline vestlus oli ikkagi läbi interneti. Mis aasta see oli siis? See oli 99 ja 2000 suht järjestikku tegin enda missioone. Et jah, areng ja hüppe oli juba hoopis teissugune. Ivo, mõni mälestus, lugu? Kui enne rääkisime missiooni eelsest ajast, siis just sealt koha pealt nendest riikidest miskit põnevat. Siis omaette sükene oli mul Bosnias, kui ma käisin 98. Seal oli sükene rahvusvaheline seltskond kompanii, mis koosnes Balti riikidest, Läti, Leedu, Eesti rühmad olid ja siis kompaniid juhtis Taani seltskond. See oli omapärane sükene kombo asjadest, et kuidas panna siis kõik riigid kokku, pluss veel 4. riik juhtima. Et see oli omaette katsumus ja omaette sükene kogemus, et rahvaste paabel koos ja kuidas see kõik ühe lipu all siis toime tuleb. Aga ütleme nii, et
missioon iseenesest oli siukene sisukas ja Taani vahenditega ja soomukitega ja mis mulle nagu esimest korda, kui sa olid kuulnud siuksest asjast nagu Snaipri allee Sarajevos, siis et selle tänava külastamine ja see oli siuke, mis oli omaette tolle aja kohta, omaette nagu mälestus, et mis seal võis küll juhtuda tollel ajal, kui see päriselt nagu toimis. Et eks oli omaette vaatamisväärsus ja kogemus ja koht, kus kohas käia. Et samas jälle võtta, kui näiteks käisime Kosovos 2 missioonil, siis ega mõlemad missioonid olid küll ka, ma olin siis niinimetatud sõjaväepolitsei rühmad olid seal, kes siis käisid alas patrullis ja kontrollpunkte tegemas ja vestlemas ja siis seda massirahutuste tõrjet tegemas, et oli loomaette kogemus. Et koos itaallastega, alati mul on meeles, kui itaallaste kööki külastada, et siis need makaronid ajasid lõpuks ikka niiviisi käima, et no neid ei suutnud ei hommikuks ega õhtuks lõpuks ära süüa, et külm vesi või kuum vesi oli seal makaronist läbi käinud, nad olid poolkrõmpsud ja no kuidagi ei saanud meeldivaks seda sööki teha. Eestlased olid kogu aeg, olime hädas, et andke mulle auto ja ma lähen patrulli, aga ma siia rohkem sööma ei tule, nii ei tea. Et see söök oli meil, see on küll, et kui me seal Kosovos olime, et itaallaste köök oli küll ikka võrratu. Aga me olime alati kavalad. Ega me ei lasknud ju morjendada ennast. Me käisime sõpradele külas. Alati, kui võimalus oli, käisime ameeriklaste juures söömas, kus me lõpetasime nii, et kui me sinna patrullmasinasse tagasi läksime, siis veel jäätis oli veel kurgus kinni, aga me ei järgi ka midagi jätnud. Ja siis alati hommikul poole, kui me öösel patrullis olime, siis me käisime brittide juures seda briti hommikusööki söömas. See oli nii hea. Sul tuleb praegu ka pisara vaata. Ja, et olid kohad. et jah, et iga missioon oli ainulaadne ja alati on see, et mingid seigad, mis seal olid, et kellega me seal sõbrustasime ja paljud asjad ei saa ka kõike nagu rääkida, et mis olid ka väga siuksed omaette rahvused, kellega me läbi käisime ja nii edasi, et aga ütleme, see kogukond isegi seal koha peal oli siuke huvitav, keda me õppisime nagu tundma ja milliste rahvustega, kuidas tuleb käituda ja kuidas nad liiguvad ja kuidas nende süsteem on üles ehitatud, mis on ju väga pikk, see ütleme traditsioonid ja ajalugu, siis meil oli see hästi lühikest aega olnud. Et teinekord jah, tekitas nagu seal ka niukseid, itaallaste puhul näiteks, et pahameelt, et kui meil oli nagu see, et teeme asjad ära kohe ja käib see ahel kiiresti, siis nende puhul oli see, et seal oli väga konkreetselt paigas auaste ja inimesed ja nii edasi, et sa ei läinud kuskilt altpoolt üles, et mul on vaja seda, teist või kolmandat. Siis meil oli kõik siuke väga lihtne. Mul on võib-olla, kui juba läks kulinaarsetele teemadele, siis ma toon ka oma mälestuse Liibanonist, kus elasime ju tegelikult jaokaupa, me haldasime päris suurt maastikku ja meid oli lahku löödud jagudena ja teenisid nii, et 2 kuud olid siis vaatluspostil, 2 kuud kontrollpostil ja nii edasi ja siis meid liigutati, roteeriti. Ja mul oli patrullibaas 2 kuud ja et oli selline süsteem, kus oli vaja tellida toitu nädalaks ette ja kord nädalas toodi süüa. Ja mingitele toitudele ja kõige huvitavam see, et see toidu tellimuse leht oli tegelikult mitte inglisekeelne, vaid norrakeelne. Ja me siis sõnastikuga püüdsime aru saada siis, et okei, et mis toiduga siis tegemist on. Ja siis mingite toitude juures oli märgitud, et seda toitu saab tellida ainult kord kuus ja seda toitu sai tellida ainult peaaegu 1 kord missiooni jooksul. Ja kui olid ära tellitud nii-öelda tavaliselt, ma ei tea, munajahu, kartul,
mingit liha, siis leidsime, et huvitav, et siin on mingisugune juust, mida tohib tellida ainult, ma ei tea, kord 3 kuu jooksul. Ja võtsime julguse kokku ja tellisime ja siis saabus see juust kohale. Ja meie õuduseks me tuvastasime, et see juust on jumalast hallitunud. Täiesti hallitunud, sinihallitusjuust. Ja proovisime seda maitsta ja maalt nagu me olime kõik tulnud, et tundus ikka täiesti kohutav. Ei sobinud ta leiva peale, ei sobinud ahju, see oli täielik õudus. Et istusime, nuputasime ja lõpuks siis otsustasime, et anname kohalikele. Ja meie patrullbaasi kõrval oli üks kitsekarjus, kus siis tegelikult peremees ja perenaine, kellele me siis selle, ma ei tea, äkki see oli üks 5-kilone rõngas või sinihallitusjuustu. Või oli see valge hallitusjuust, ma täpselt ei mäleta, aga hallitusjuust oli, mille me siis andsime ära, et pakkusime, et äkki loomad söövad, mille peale ta ütles, et ei, ta sööb ise hea meelega. Me siis vaatasime, no jah, ju siis ikkagi peab maitsma. Ja siis peale missiooni me siis mingi hetk tuvastasime, et väga huvitav toit oli, aga harimatusest ei osanud seda isegi tarbida. Et selline kulinaarne kogemus, et elasime küll justkui keskaja sees, aga toitlustuse süsteem Norras pakkus sõdurile sinihallitusjuustu ja valgehallitusega juustuga, mida meie lihtsalt Eesti sõdurid tol hetkel ei tundnud ära lihtsalt. Defitsiit. Jah. Hallitusjuustust rääkides veel mingeid elemente, mis hiljuti tegin ühte paneeli, kus olid erinevad üksuste kaitseväelased, kõik veteranid ja rääkisid sellest tundest, kuidas kui sa lähed missioonile ja siis maandud ja see õhk, et see lõhn, mis see spetsiifiline, mida sa tunned. Ja siis sa nägid ka kõigi silmas seda sära või kuidagi, et ütlesidki, et ma mõtlesin sellele, ma tundsin seda lõhna praegu. Et kas teil meenub veel mingeid selliseid elemente, mis on eksklusiivselt käivad kaasas ainult selle missiooni kogemusega? Mul on näiteks, kui ma olen 2 korral olnud Kosovos, siis see kevadine siukene see õhk, kui just on paksuks läinud see, ehk siis see tolm on läinud sinna ülesse esimestesse kihtidesse, siis see justkui nagu kevadine lõhn ja just see tolmu ja see, et seda ma tunnen ka siin mõni päev tagasi või nädal tagasi oli siin, see korraks läks soojaks ja siis tekkis see tolm, mis tekib selle peale talve ja siis kui autod sõidavad, siis see läheb õhku ja siis tunned seda ja siis täpselt see tunne on mul olnud siin kevadeti, et jälle seal samas tagasi või. Et jah, mõned jäävad jah, samas Afganistanis jälle oli nii kuum, et ega seal peale kõrbe või selle liiva krudises sul kogu aeg hamba all midagi. See oli omaette jällegi. Et pigem see Euroopa missioonid olid see, et ta oli nagu sulle lähemal. Seal väga suurt seda kontrasti ei ole, aga kui sa läksid juba Lähis-Itta või Afganistani, siis see tegelikult oli juba teine keskkond ja see õhk ja see oli hoopis teine. Et selles suhtes erinevus oli nendes piirkondades, pigem mitte jah, nagu seal. See sooja õhutunne on tegelikult, mäletad ka, et kui me Oslos startisime, see oli november või see detsember ja maandusime Beirutis, kus oli megasoe. See oli selline lämmine tunne. Ja tegelikult iga kord, kui nüüd me läheme naisega reisima ja sõidame siis talvel kuskile soojale maale, siis see hetk, kus lennuki uks avaneb ja astud nii-öelda sinna trapi peale, siis sa tunned uuesti seda sooja õhku. Et see on see selline spetsiifiline tunne tekib seoses sellega, nagu tookord Beirutis. Millised on need õppetunnid, mis te olete omaga elusse kaasa võtnud nendest kogemustest, nii isiklikku kui ka oma karjääri? Mulle õpetas ta võib-olla suhtlemisoskust natukene.
et inimestega mõistlikel tingimustel läbisaamine on oluline. Et kui sa töötad inimestega, siis on selline, sa õpid ennast paremini tundma ja sa õpid mõistma teisi inimesi, nende huve ja oma kommunikatsioonis võib-olla oled natuke ettemõtlevam ja ettevaatlikum, et mitte lõhkuda seda koostööd ega koos tegutsemisvaimu. See on üks olulisemaid õppetundi, mida mina pidin omandama. Jah, et üks on see suhtlemis ja see, ütleme, see distsipliini ja sellega ka teinekord, et sul ei ole kõike võimalik seal nagu välja käia. Kui sa oled selle koha peal, siis sul on kindlad raamid, mille sisse sa nagu pead ära mahtuma, et sul ei ole nagu kõike seda, mida sa oled Eesti pinnal, sul on ümberringi. Et missioonipiirkonnas tõmmatakse niisuguse kasti kokku, et sa pead nagu seal toime tulema ja arvestama kõigiga, nagu Kaido ütleski. Et see on teinekord paljudel inimestel nagu väljakutse, et kuidas selles ringis hakkama saada, nii et sa jääksid terveks ja oleksid meeskonna liige edasi. Hästi palju seda ka, et sa õpid seal nii inimesi tundma kui ka suhtlema ja vaatama, kuidas need asjad tegelikult toimivad, mida sa oled täna siin teinud ettevalmistuskäigus ja mida saaksid paremini teha, kui sa järgmine kord kas välja õpetad või ise lähed. Et mis on need asjad, mida nagu enda kaasa viia, et mida teinekord paremini teha selleks, et see asi veel paremini õnnestuks. Et ma ei ole see nagu... mingi näite saad tuua? Näiteks kas või mingite protseduuride läbitegemine, et kuidas seda teha paremini sellisena, et vähem kulu, aga rohkem efekti oleks. Kas või varustuse poolest, et milline võiks olla see varustus, millega sinna minna, aga mitte selline, et milline on unelm, et see varustus oleks ja nii edasi, et me oleme ka väga paljudel mingitel aegadel see, et meil on kõike seda vaja, et üldse sinna operatsioonile minna, aga tegelikult sa saad kõige sellega, mis sul on täna hakkama, aga ta võib-olla ei ole kõige mugavam selle juures, nii et ja samas ongi see, et ja kui nüüd kõike neid nagu kokku viia ja kõikide soovide järgi käituda, siis kindlasti me ei saaks kunagi sellist varustust endale selga, millega me tahaksime minna. Et me peame tulema toime sellega, mis on. See on üks nagu näide. Et ja nii edasi. Ja me ei saa ka kunagi kindlad olla, et see seltskond, kellega me täna lähme, et kui sa oled siin väljaõppe või üksusena, siis ta käitub ühtemoodi. Aga kui sa oled konfliktipiirkonnas, siis võib-olla mingi hetk kõik muutub. Kas või mingi kontakti käigus toimub midagi ja siis kerib lahti hoopis teine asi. Ma olen kunagi oma elus kogenud terrorirünnakut ja näinud oma sõbrannat reageerimas sellel hetkel pingelisele olukorrale. Mingi ettearvamatu reaktsioon, olete te seda kogenud ja kuidas sellega hakkama saada? Või väljaõppes ikkagi tehakse piisavalt, valmistatakse ette, et sa oskad toimida? Pigem võtaksin kokku selle, et kui sa teed piisavalt treeningut, siis ka, ütleme, mingite asjade läbimängimist, mis võiksid ette tulla. Ja kui sa need hästi läbi mängid ja põhjendad ära kõik need asjad, kuidas sul läks, ega sa treeningu käigus ei saa ühtemoodi teha. Aga kui sa ka päriselt juhtub, siis väga palju neid elemente sa käivitad seal automaatselt. Et selles suhtes sul on mingisugune ettekujutus olemas ja selle käigus, kui nüüd päriselt midagi juhtub, siis sinna tuleb juurde, et ega kõik lõpuni ei saagi läbi mängida, et mingi tuuma saad ära teha ja siis tuleb kõik juba jooksvalt ja sealt on nagu see ka, et ega me ei tea, kuidas ma ise ka käitun täpselt ja isegi kui kordub see asi, siis iga kord inimene käitub erinevalt. Mis iganes hetk tal siis ka ei ole, et seda nagu on väga raske ette ennustada. Aga suures pildis väga paljud inimesed jäävad ikkagi nende liistude juurde, mis nad on tegelikult. Ja eestlased nagu on see, et 10 korda mõtle ja siis lõpuks jõuab kohale ka, nagu öeldakse, et kui Eestil nalja teha eestlase kohta, siis eestlased järgmine päev saab aru, et see on ka jäänud ka missioonidel, et me oleme rahulikumalt võtvad inimesed kui näiteks lõuna pool, kes kohe reageerivad ja kohe nagu tulistavad. Et pigem me oleme see, et enne mõtled ja siis vajutad või teed.
tegevust, et selles suhtes ma ütleksin, et kaalutletakse enne, kui midagi tehakse. Ettevalmistuses on nagu head tunnused, on see kordusarv. Väljaõppes kordusarv on oluline. Mitte, et sa mehaaniliselt kordad hästi palju neid asju, aga see kordusarv koos variatsioonidega, mis aitab sul ette valmistuda. Küll aga, kuidas inimene kriisissituatsioonis hakkab käituma, seda vist ei ole võimalik ennustada. Et küll aga, kui õigel hetkel tuleb sulle meelde sinu väljaõppe, siis korduste arv võib hakata mängima see rolli, kus sa hakkadki tegutsema. Et isegi kui su pea enam ei tööta, siis sa mäletad, kuidas peab käituma. See peab aitama ja see tavaliselt aitab ka. Küll aga need kriisiolukorrad ju võivad olla ka tavaliselt tsiviilelus ka ju. Ja siis inimene hakkab ka siis käituma mingisuguse mustri järgi. Jah, kas või lihtne liiklusõnnetus või mingisugune tulekahju või et sa juba hakkad nagu aegsasti mõtlema, et kui sa oled üksusega või seda, et mida ma siis teeksin. Et siis löövad ka need asjad välja, et kui mingisugune kriisi hetk tuleb kätte, et üldisemalt rääkides, milline on või peaks olema Eestis üldse veterani roll ühiskonnas? Kuidas teie tunnetate enda rolli? Jah, ainuke seda, kui sa tegelikult suuremalt tunnetad, ongi see, et see veterani kuu ja veterani üritus, kui sa oled reservi läinud või sa oled sellest kaitseväe süsteemist nagu välja tulnud, et see on see, kus sa saad kamraadidega kokku või siis on väiksemad grupid, kus saavad kokku ja räägivad oma lahingjutte ja teevad koos üritusi ja nii edasi, aga suuremast pildist jah, ega muud moodi mina isiklikult ei tunne nagu, kui ma oleksin kuskil väljaspool süsteemi tööteks. See on selline konstruktsioon, kus tegelikult on väga positiivne, et mäletatakse, tunnustatakse neid inimesi, kes on kunagi olnud valmis võtta riske ja osalenud nendel missioonidel siis või siis osalenud väljaõppes, mille käigus nad on saanud siis viga. Et neid inimesed tunnustatakse ja teistpidi on, kus öeldakse, et ka need inimesed, kes on nüüd täna siis nii-öelda haavatud veteranid, et ka nende eest hoolitsetakse, kus on siis teada, et riik ei ole kedagi maha jätnud, et nende eest kantakse hoolt. See on selline kahepoolne moment, et ühtepidi see sõdur, see võitleja on valmis võtma neid riske ja ta teab, et riik teda ei jäta. Ja teistpidi on see oluline võib-olla ühiskonnale, et on olemas selline mõiste nagu veteran, kus mäletatakse neid inimesi, kes tegelikult on midagi teinud, mis on võib-olla erinev sellest, mida inimesed tavaliselt tööl teevad. Ja see aitab luua ja toetada seda nii-öelda võitlustahte ja seda kontseptsiooni, kus siis saab alati toetada mingisugustele meie võitlejate tegevuste näidetele ja rääkida, et näed, aga need mehed omal ajal tegid neid asju. Et see konstruktsioon on, ma arvan, on oluline ühiskonnale. Jah, ja ütleme, kui see aprillikuus need tulevad, need sinilille ja need käepaelad ja mis iganes toovad siis välja selle veteraniks olemise ja selle sümboli või kuidas need kantakse ja alati on hea näha, kui inimesel on see sinilill kuskil, et sa näed, et ta teab sellest ja sa ise ka kohe viid kokku sellega, et see on veteraniga seotud. Et sa juba
saad sellest aru ja ühiskonnal on seda sisse viidud läbi nende, ütleme, nende erinevate ostmiste, et kas või see sinilill või need asjad, mis on sellel kuul, mis toovad siis kokku, mille käigus siis kogutakse seda raha selleks, et osta jälle mingisugune vajalik aparaat haiglale, et see toetaks nii veterane kui ka tavainimest, et need on nagu suured asjad, mida me saame teha ja mille läbi me siis toetame seda nii veterane kui ka siis tsiviilisikuid sellega. Et selles suhtes väga, väga hea üritus ja läbi selle iga aasta me ikkagi seda jällegi toome välja ja läbi selle 6 erinevate ürituste, et veteranid on olemas ja nii edasi. On oluline, et ühiskond jätkab mäletamist ja mäletab ja mälestab ka neid inimesi, kes pole enam meiega. Et olen pildis. Mina soovin tänada kõigepealt rahuvalveüksust, mille tõttu mulle tundub, et teie siia riigikaitse keerisesse sattusite ja siia ka jäite. Ja ma soovin tänada teid, et te olete nii kaua riigikaitsesse panustanud ja teete seda ka edasi. Mul on au töötada koos inimestega, kelle lugudest ja kogemustest ma saan õppida ja neid kuulda. Nii et aitäh! Tänan kutsumast! Tänan!